tere, olen Maris. Keset siin kolimistuhinat mõtlesin, et ma teeksin siis lugemise seoses sellega, et on veevalaja ajastu. Mida see veevalaja ajastu täpsemalt tähendab? See tähendab seda, miks ma sellest räägin, on see, et inimesed mõistaksid, mis on toimumas, miks on niisugused energeetilised muutused nii suured. Selle põhjuse võtab kokku veevalaja ajastu. Lihtsalt, et elu evolutsioonilised muutused on selle tõttu, et märksõna veevalaja ajastu, ja ma olen tegelikult veevalaja ajastust väga palju kirjutanud oma raamatust Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni. Ehk siis väga paljud inimesed on spirituaalses ärkamises. Ja seal ma kirjutan väga põhjalikult lahti paralleele siis depressioonist ja spirituaalse ärkamise seosest. Ja nüüd alles hiljuti ma viisin ka Rahvaraamatusse oma raamatuid, kaks esimest raamatut juurde, sellepärast, et seal oli läbi müüdud, et nüüd saab ka sealt edasi tellida. Kas minu käest veel saab ka otse? Kuid kui kaua, seda ma ei tea, et oleneb, kuhu ma täpsemalt kolin. See on veel lahtine, minult on küsitud, kuhu ma kolin, see on veel täiesti lahtine. Jooksvalt vaatan. Ja veevala ajastu, seal raamatus Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni on mul väga palju tunnuseid, kirjeldusi, põhjalikult ma olen kirjutanud sellest ajastust seal raamatus. Nii et kui sa tahaksid teada, miks toimub ja mis toimub ühiskonnas, sa oled kindlasti märganud, imelikud asjad juhtuvad, kummalised asjad juhtuvad. Nii imelised, aga ka sellised natukene kummalised ja tunduvad pealtnäha ebaõiglased, kuid kindlasti nad ebaõiglased ei ole. Iga hing on valinud lahkuda siit ilmast just sellisel moel, nagu ta lahkus. Seal on omad seosed, mida meie ei tea, ei näe. Igatahes väga maagilised asjad on toimumas. Ja see veevala ajastu aitab sul siis nii-öelda, kui sa tead, mis see endast kujutab, see aitab, see on tegelikult, et maailm liigub meesenergiast naisenergiasse. Ja energeetilisse, evolutsiooniline, energeetiline nii-öelda hea nihe on toimumas, niisugune emotsionaalne intelligentsus tahab ja inimlikkus tahab võimule saada. Kõik liigub looduses tasakaalu suunas, et varem on olnud väga palju rekki, eks ju, ja võib-olla väga mõistuses opereeritud, siis loodusel on villand sellest, et ta hakkab nagu mustreid looma. Ja ma saan oma teejuhtidel lisaks sellele teooriale, mis ma seal veevala ajastu kohta kirjutan raamatus väga põhjalikult, see on suureks abiks sulle mõistmaks, mis toimub. Et sa saaksid ka manööverdada paremini, sest mitte keegi ei ole puutumatu sellest ajastust. Ja sinust oleneb, kui sa saad teadlikuks, mis see endast kujutab, siis sa saad teha vastavad muudatused. Ja sinust väga palju oleneb see, milline on su tulevikumuusika, kui sa seda nagu lood teadlikkusega. Aga et teadlikkusega luua, on sul vaja teada, mis toimub, miks toimub ja mis see endast kujutab. Seal minu raamatus siis sa saad täpsemalt uurida. Ma olen selle kohta ka mingi video teinud, lugenud selle kohta, teinud asju. Ja mulle teejuhid, kuna mina tean, mis see on, ma olen kursis sellega, ma olen eluvaatleja selle tõttu parem, märkan korduvaid mustreid, vaatlen, analüüsin, arenen, kohanen ise samamoodi. Kõik, mis ennem tundus mulle nagu täiesti suur väärtus, teatud mõttes on ka mingid asjad on jäävad, kuid mingi asi ka muutub. Et need asjad muutuvad, mis takistavad inimesi. Vot just takistuste elimineerimine on veevalaja ajastu number 1. Ehk muutused on muutuste
taga ja igast uksest ja aknast tuleb aina muutusi meie isiklikku ellu. Ja kui sa oled paindlik, siis sa oled õnnega koos. Kui sa oled rigid, siis siin on nagu, võid murduda, on ju. Rigid võib murduda, kui on liiga kangekaelne või niimoodi. Ja veevala ajast tahab paindlikkust, naisenergia, voolamist, paindlikkust, arengut, muutusi. Ja seda ei tasu karta, et tasub usaldada tundmatust, sest praegu on lihtsalt kõike see mõjutab. Ja nüüd, mul on, kuna ma tean seda inside out, seda veevala ajastut ja see aitab mul ka inimesi paremini mõista. Üks asi, mis selle veevala ajastu tahab esile tuua, et kõige suurem vaimuhaigus ühiskonnas on olnud eelnevate generatsioonide kaupa kuni siiani, on kannatuste kolmnurgas kinni kiilumine, ehk siis ohver, süüdistaja, päästja kinni kiilumine. Veevala ajastu tahab meid kukutada rohkem isiklikku vastutusse, ehk see draama kolmnurk, mis on nii, läheks nii, et ta läheks vabaks sellest, et ta saaks vabaks, et iga indiviid saaks sellest vabaks. Ja mul on teejuhid ka midagi väga imelikku näidanud, kuid kui ma nüüd mõtlen, siis see on ka loogiline. Vaata, elu muutub energeetilisemaks rohkem ja need, kes tajuvad energiaid, nendel on kergem. Need, kes ei taju, elavad teadmatusest, nemad küsivad siis kas nõu või suunitlust, kuniks ise nende intuitsioon ka paraneb või nad hakkavad seda rohkem usaldama. Kuid väga tähtis on nii minu töös kui ka ühiskonnas, et iga indiviid väestaks iseennast. Et ta ei sõltuks kellesti, igasugused kaassõltuvused ja need murduvad. Aeg on läbi sellel. Et sa ei tähtsustaks ei midagi endast väljas, ei midagi ega kedagi endast väljas, vaid et sa tuleksid enda keskmesse, leiaksid üles oma anded ja väe ja liiguksid selles suunas. See on veevala ajastu, et sa oma tõelise olemusega oled kontaktis, autentse tõelise olemusega. Ja iseeneslikult, kes on sinuga resoneeruvad, niikuinii ilmuvad su ellu ka, et see ei tähenda üksindust. Ja mulle näidanud teejuhid midagi, mis natukene mul tekitas kõhedust, külmavärina laineid, kuid kui ma nüüd hakkan järgi mõtlema, siis on see ka loogiline. Mulle näidatakse, vaata, väga palju surmasid on, eks ju. Ja ma tahan seda öelda, rahustada inimesi, et ükski surm ei ole ebaõiglane siiski. Iga surm on iga hing endale, enne kui ta siia maa peale tuli, ikkagi alla kirjutanud sellele lepingule, et ta saab sellise kogemuse. Ja et ta läheb just täpselt sellisel ajal ja just sellisel viisil. Isegi kui see on olnud väga karm või midagi, et ta läheb sellisel viisil, see on olnud eelmiste eludega seoses ja kui ta seda teeb, siis see tasakaalustab midagi nende hingesüsteemis. Ja edaspidi on kergem neil selles mõttes, kui see siin natukene lohutab. Kuid mu mõte on see, et mulle näitavad teejuhid või tähendab, nad seletavad mulle midagi väga huvitavat ja väga-väga energeetilist, kuid see on loogiline. Praegu on väga palju surmasid korraga, nagu tõsiselt, igaüks on märganud uudistes, iga teine uudis on mingi surmateade, ootamatu, pealtnäha väga ebaõiglane ja nii edasi. Kuid see on siiski, see võib olla loomulik või võib läbi õnnetuse. Mina leian, et kõik surmad on siiski loomulikud, sellepärast, et nende hing on valinud nii. Meie ei pruugi seda mõista, inimmõistus ei pruugi seda mõista, kuid iga surm on siiski loomulik, isegi kui see on ebaõiglane olnud või väga karm. See on loomulik sellepärast, et meie oleme väiksemad kui loodus ja meie hing on loodusega kokku leppinud sellisel moel. See tähendab seda, et see on loomulik minu jaoks. Sellel on ka mingi missioon, mida meie pealt näha ei mõista, aga alateadlikul tasandil siiski on see tuntav. Need, kes on
spirituaalsusega võib-olla seotud, nemad võivad isegi seda tajuda. Et need, kes huvi tunnevad, eks. Ja mu mõte on see, et iga surm, isegi kui see on ebaõiglane, sellel on tavaliselt mingi missioon, eriti kui see on olnud avalikult presenteeritud või avalikuks tulnud. Iga selline sündmus või surm on alati tähendusrikas. Ja mingi missiooniga grupiviisiliselt, mingi alateadlik joon seal on. Ja need loomulikud surmad, mis näiteks vanadusse või mingi, kõik surmad, mis on praegu toimumas, on nende hingede poolt kokku lepitud. See tähendab seda, mulle öeldakse seda, et praegu on kõik loomulikud surmad, isegi need, mis on äkksurmad. Need on kõik tegelikult loomulikud surmad, tahan ma öelda seda. Et väga tähtis on leina juures leppimine. Leppimine, mitte võitlemine olnuga või juhtunuga. Leppimine on väga-väga tähtis, sellepärast, et siis see on eluterve. Lihtsalt. Ja leppida aitab see, kui sa tead, et see hing on tõepoolest tegelikult hinge tasandil ta on kokku leppinud selle. See aitab leppida ja edasi liikuda. Ja muidu sa jääd kinni. Ja kinni jäämine ei ole eluterve, siis sa oled nagu elav zombi muidu. Ja mulle tuli, tähendab, mu teejuhid ütlevad seda, et kõik loomulikud surmad, nii vanadusse suremine, kui ka mingid õnnetused, need on kõik loomulikud surmad ja need inimesed on võtnud praegusel ajal selle missiooni, et teha, see on olnud nende elu missioon isegi, et koguda see kokku nii nende endi kui ka mis on läbi nende järeltulevate põlvedelt imbunud edasi, mitte vaid eelnevatelt, tähendab need inimesed, kes praegu on suremas või surnud avalikus ruumis ka, kas avalikus või mitte avalikus, vabandust, mul seal hindeid pannakse koolis välja siis see e-päevik. Ja tähendab, need inimesed siis on kokku leppinud, et nad on võtnud vastutuse, et kui nemad lähevad siit ilmast, siis nad pühivad kaasa kõik selle, mis on nemad ise loonud ja eelkõige loonud läbi eelnevate põlvede. Nemad on võtnud nõuks olla see stopp-punkt, pühkida see endaga kaasa teispoolsusesse, mis on juba läbi nende imbunud välja, mis on läbi kannatuste kolmnurga, ohver, süüdistaja, pääste enamasti, see suur me räägime siin ATH-st ja muudest sümptomitest, kuid tegelikult kõige suurem pandeemiline vaimuhaigus on tegelikult kannatuste kolmnurk, ehk väga paljud inimesed on kinni ohver, süüdistaja, päästjast ja nad ei oska ega tahagi võtta isiklikku vastutust, sest neil on kas mugav või nad ei oska või nad on kaassõltuvussuhtes ja võib-olla ka teadmatusest. Kuid see on kõige suurem pandeemiline vaimuhaigus, sest see jääb kinni, see hoiab sind stagnatsioonis, see ei aita sul areneda. Veevalaja ajastu aitab seda kolmnurka lõhkuda erinevatel viisidel, et saaks toimuda ühiskonnas evolutsiooniline areng, ehk inimesed astuvad oma väesse, isiklikku väesse, sõltumatult välisest ja hakkavad looma läbi inimlikkuse. Ja need inimesed, kes siis lähevad, nad pühivad energeetiliselt endaga kaasa, kõik selle nii-öelda mustuse või energeetilise nii-öelda ebakõla või äärmuse, ma kutsun kolmnurkaga, kannatuste kolmnurkaga, draama kolmnurka äärmusteks, pühivad kaasa selle, see on tulnud nende eelnevatest põlvedest, neil on olnud väga raske selle mustriga, võtavad selle kaasa, et puhastada ühisvälja. Nad võtavad selle teispoolsusesse kaasa, et see enam edasi ei kanduks. See on väga suur missioon, mida nad on enda peale võtnud.
Ja nad on leppinud kokku sellega. See ongi see, et nagu mingi natukene ennast isegi, kuidas öelda, ohverdanud, et seda mustrit suures mahus, aga nad võtavad väga suure mahu kaasa endaga, puhastades ära teispoolsusesse, et see edasi ei kanduks ühisväljas maailmas. Et see muster nagu kuluks ära, väheneks, kaotaks oma väe ja jõu, sest eelnevad põlvkonnad on väga agarasti seda teinud. Ja selles mõttes neil puudub ka emotsionaalne intelligentsus. Need inimesed, kes on läinud ja võtnud selle mustri kaasa, nad on äärmiselt kõrgelt emotsionaalselt intelligentsed, et nad sellise võtsid. Ja nende missioon ongi see, et emotsionaalne intelligentsus ja mõistmine, kaastunne saaks rohkem ruumi siin ühiskonnas. Ja seda nii vanad kui noored, et isegi ma näen, et mõned vanemad hinged nagu silma kinni pigistades ei taha tunnistada seda enda osa, teadvustada, tunnistada, kuid ikkagi hinge tasandil nad pühivad ka kaasa selle. Ehk võtavad kaasa, ehk puhastavad. Vaata, kui ma räägin, et uue aja lapsed toovad kõrgvibratsiooni, emotsionaalset intelligentsust siia maa peale, toodavad, siis vanemad generatsioonid või need, kes ootamatult lahkuvad, nemad pühivad kaasa selle mustuse. Ehk on nii regeneratsioon kui ka tagurdamine, negatiivsuse taandumine ja uue pealetung, mis on positiivne ja kasvav ja edasi viiv. See on veevalaja ajastu essents. Et igasugused kiusamised ja kõik need asjad, nad tasapisi hakkavad vähenema, sest toimub energeetiline puhastus. See on, mis tavasilmaga inimesed ei näe, kuid see on massiliselt hetkel käib praegu. Nad pühivad selle endaga kaasa, võttes nagu rumpsti kaasa kõik selle enda, mis nende enda ümber oli, kui ka eelnevad põlvkonnad, nad võtavad, tagurdavad tagasi ja võtavad selle kaasa, puhastavad ära energeetiliselt. Ja nende head teod või nende head omadused, mis eluajal olid, need jäävad siia maa peale õitsema. Eks ju, isegi need, mida meie ei teadvusta, nagu see, et pühiti ära mingi see vana muster ja loodi midagi paremat. Et meil oleks siin planeet Maal kodus parem, mugavam, mõnusam ja koostöö alt. Ehk see draama kolmnurk asenduks koostööks. Ja kui me sellest räägime, siis on mõjusam, siis on teadlikum protsess. Ja mulle teejuhid seda näitasid ja see minu jaoks on nagu energeetiliselt isegi loogiline. Ja vaata, kui me vaatame oma keha, meie keha ka on ise tervenevate omadustega. Ja tegelikult ta terveneb ise, haav terveneb ja nii edasi, et me võime küll puhastada, poputada, armastust saata, aga tal on meie organismil on ta on tugev, vastupidav, eks ju. Tal on omad mehhanismid. Nii on ka süsteemis ühisväljas. Ühisväli on samamoodi süsteem nagu meie organism, meie keha. Need on mõlemad süsteemid ja nad alati, see Chi on nii intelligentne ja alati läheb sinna, kus vaja ja puhastab sealt, kus vaja. Nii on ka ühiskonnas, nii on ka kehas. Ja see on kuidagi loogiline, et mis mulle teejuhid näitasid. Mul alguses oli creepy seda kuulata, selle teispoolsuse asja, aga samas see on nii õnnis, mis teha. Nüüd ma tean ja ma olen tänulik nendele hingedele, kes lahkuvad praegusel ajastul, pigem isegi. Tänu sellele teadlikkusele. Ja loomulikult see tähendab seda, et uue lastel ja noortel on siis tähtis puhastada selle seda mustrit veelgi rohkem ja neil on ka kergem tegelikult seda teha. Neil on seda kergem ka teha. Seda enam, kui nad astuvad südamekeskusesse, siis ühisväli puhastub.
kui me nagu, mida rohkem inimesi seda teeb, seda rohkem ühisväli puhastub. Ja vaata, mis tuleb. Ei tea, mis järjekord nad pilla-palla kukkusid, aga vaata, lein, tõde, ühised väärtused. Ehk siis ja siinpool on ka õnnistus tuli ka, et kuidas öelda, kaos muudetakse õnnistuseks. See, mis tundub meile kaos, on tegelikult õnnistus. Sest loodus on suurem kui meie ja looduses liigub kõik tasakaalu suunas. Küll aga mul küsiti, mis see emotsionaalne intelligentsus on. See on meie tänapäeva noorte valgustöötajate ja noorte ja uue laste siis selline essents, mida kasvatada, on siis emotsionaalne intelligentsus. Üks inimene küsis mult, aga mis asi see emotsionaalne intelligentsus ikkagi on? Et ma olen selle kohta guugeldanud ja ma mõtlesin, et ma olen emotsionaalne, pluss ma olen intelligentne, et ma olen ju siis emotsionaalselt intelligentne. Aga alati see ei pruugi olla nii. Sellepärast emotsioonid võivad olla ka väga lõhkuvad, hävitavad, see ei ole emotsionaalselt intelligentne. Ja intelligentne võib olla ka näiteks nartsissist. Nartsissistid on ääretult kõrge intelligentsiga ehk mõistuse inimesed, aga neil puudub täiesti emotsionaalsus. Nad on külmad, isekad ja nii edasi. See on ka, mis puhastub ühisväljas muide, need mustrid. See ongi see tegelikult ohversüüdistaja päästja on nartsissistlik muster ja kõik eelnevad põlvkonnad on nartsissistid olnud sellepärast sisimas. Neis on see aspekt on neist domineerinud sellepärast, et neil puudus emotsionaalne heaolu, emotsionaalne lähedus, emotsionaalne küllus, emotsionaalne intelligentsus. Neil ei pakutud seda, nemad ei osanud seda pakkuda, nende vanematele ei pakutud seda, neil oli nulliring sellega. Veevala ajastul on aga kõik vastupidi. See osa kasvab. Ja nartsissismi osa kannatuste kolmnurk kahaneb. Ja siin võivad olla ebakõlad erinevate generatsioonide vahel, aga vali ennast ja oma vägi. Sest nartsissistidel on ka see omadus, et nad on nagu, kuidas öelda, neil on see jumala kompleks ehk nad peavad ennast justkui nagu jumalaks ja nad ootavad, et teised peavad neid jumalaks. Et isegi kui nad on väga andekad või väekad ja tugevad mingis osas, mitte keegi siin maa peal ei ole jumal. Selles mõttes, et meis kõigis on jah, tõepoolest see jumalikkus sees, kuid meie ise ei ole jumalad, vaid loodus on. Kõik, kes peavad ennast suuremaks kui loodus, on äärmuses ja ka see puhastub ühisväljas. Kuidas sellest vabaneda on see, et me astume natukene 2 sammu tagasi, ehk siis rohkem südamekeskusesse, inimlikkusesse ja mõistame, et mitte keegi meist, ei meie ega keegi ega miski meist väljas ei ole üle tähtsustatud või ära tähtsusta iseennast ega kedagi endast väljast ega midagi endast väljast rohkem. Vaid, loodus on meist kõigist suurem ja tema niikuinii juhib mängu, vastavalt tema kontrollib mängu, et meie mõnikord me saame muuta oma saatust, kuid tegelikult viimane sõna jääb loodusele ja meie hingekokkulepetele. Kuigi mõndasid hingekokkuleppeid on võimalik ka tühistada. Tegelikult, kuid seda koostöös loodusega kokku lepites ikkagi loodus on see. Ja loodust saab siis toetada, mitte üle tähtsustada, aga hoolitseda, see ongi läbi inimlikkuse ise ja läbi looduse hoidmise. Läbi inimlikkuse ja emotsionaalse intelligentsuse. See on kõik loodusega koostöö, loodusseadused. Siis sa kestad, siis sa oled paindlik, siis sa veevala ajastul oled sa väga hoitud, ükskõik mida sa valid või teed või kus sa oled.
et väga paljudel on jäänud sellest vanas põlvkonnas selline jumala kompleks ehk God-kompleks, eks, et ma olen kõige tähtsam, suurem ja võimsam ja et ma võin teha mida iganes. See võib tekkida ka igavusest, kui kõik on elus juba saavutatud, kuid isegi kui sa oled kõik saavutanud elus, on väga tähtis jääda inimlikkusesse ja luua läbi oma tõelise olemuse ja nautida seda, mida sa teed, kahjustamata teisi. Et see on üks loodusega koostöö, sest muidu on nii, et loodus alati, kui ta märkab, et kuskil on tekkinud mingi äärmus, siis loodustasakaalu jõud hakkavad seda äärmust tasakaalustama. Ehk andma märke inimesele, et ta tuleks oma keskmesse, oma südamesse, inimlikkusesse, lihtsusesse ja tõelisesse olemusse, oma elu väärtuste juurde, oma elu peatee juurde, oma tarma teekonna juurde. Kui ta seda ei kuula, on kangekaelne, siis ongi see, et tasakaalu jõud ei anna ennem järele, sest kui see ühisvälja mingil moel ei ole arenguks sellele, vaid pigem tõmbab tagasi ehk hoiab selle vana pandeemilise kannatuste kolmnurgas kinni, siis elu praegu veevala ajast tahab tirida need väiksed idanemised lahti, et saaks konstruktiivne areng tekkida. Ehk õiglane, ehk ühisteadvust toetav areng. Ehk siis emotsionaalselt intelligentne areng, mitte läbi kannatuste ja draama kolmnurga. Vot see on, mis on veevala ajastu essents küll, jah. Soovitus praegusesse aega siis. Et sellised lood, jah, et mul on siis teatud mõttes teejuhid, meediumid ja ma kanaldan, mõnikord see tuleb ka minu juurde otse, et ma saaks ühiskonda jagada seda, mida ma tajun, et inimesed saaksid aru, mis toimub. Jah, illusioonid purunevad ja mis meid ühendab. Just, praegu on väga suured märksõnad need, et igasugused vanad illusioonid purunevad ja me saaksime tulla rohkem ühtsusesse. Ehk praegu võib olla väga paljudel inimestel seda, et kellega sa varem võib-olla oli ühine mõistmine või koostöö ja nagu täiesti saite aru, siis see puruneb äkitselt, et siis sa tead, et see ei ole ainult teiega nii, vaid see ongi kollektiivis rahvusvaheliselt globaalselt nii. Ja võivad tekkida sul täiesti uued kogukonnad, sõpruskonnad, täheperekonnad, hingeperekonnad, paarisuhe, mida iganes, ühiste väärtuste baasil. Ja seda hoiab ülal või annab tiivad ja juured sellisele suhtele, kus on selline läbi südamekeskuse mõlemapoolne loomine, kuldne kesktee, mõlemapoolne loomine, võrdne loomine, austusega loomine, ühiste väärtuste baasil loomine, armastusega loomine, nii et see on teile indiviididele hea, teie paarisuhtele hea, teie perekonnale hea ja kogukonnale, ühiskonnale globaalselt hea. Need on suure staatuse sees. Neil läheb, vaata, mis tuli. Neil on uued algused väga külluslikud, maised. Aga samas nad on ka ühenduses sellega, mis veel on soovitus. Et sa siis mõistad. Minu sõnum on see, et sa seda mõistaksid. Edasi liikumine on siis. Aga teil on vaja veel, kuna praegu on need muutused veel käsil ja üleöö need ei juhtu, siis sul on vaja kaitsta oma piire. Te olete valgustöötajana ka tervendajad, ka kõrgemad hingesidemed, nad mõlemad on tegelikult tervendajad. Ja emotsionaalne tasapisi kasvatada seda emotsionaalset intelligentsust nii enda sisedünaamikas, oma lähiringkonna dünaamikas kui ka ühiskonnas seda märgata. Ja kui sa vaatad ka globaalselt, et need, kes on nartsissistlikud ja on saanud võimule poliitikas, siis
See ongi selleks, et need mustrid saaksid murduda. Nagu näha, neil on juba probleemid seal. Et see ongi see, et loodus ei toeta seda, küll aga ta toetab seda, et saaks paljastatuks need mustrid, mis enam tänapäeva ühiskonnas ei toeta. Isegi kui see on ebaõiglasel viisil saavutatud, nad ise kukutavad ennast, sellepärast, et energeetiliselt tasakaalujõud ei toeta äärmusi lihtsalt. Et nad saavad isegi aru. Nad saavad isegi aru. Jah, nad saavad isegi aru, et see ei tööta. See on olnud 2 otsaga mõõk, mis nad on loonud läbi forsseeringu. Töötab hoopiski humanitaarsus või inimlikkus, kus andmine saamine on tasakaalus, kus on võrdväärsus, kus on austus, inimlikkus, loomine, jagamine, kokkuhoidmine. Ma jõuan jälle, see on mu viimane sõna, emotsionaalne küpsus, lähedus, intelligentsus. Tahab võimule tulla ja ta teeb seda loodus teeb seda ääretult jõuliselt. Kui ma vaatan, see on ainukene loogiline seletus sellele, mis toimub, kui palju surmasid praegu on. Nendel inimestel, nad ei pruugi, kes lähevad, neil ei pruugi mõnikord on nad ise loonud väga tugevat äärmust, ohversüüdistaja äärmust tänu eelnevatele põlvkondadele. Aga nad ei pruugi seda olla. Nad võivad olla ka nii, et nad on olnud selle vastu ja valinud missiooniks selle pühkida ära. Igatahes on nad selle võtavad selle endaga kaasa. Nii et kui te teate, et inimene, kes teie lähedane või keegi, kes on kindlasti selliseid mustreid kaasa võtnud ja pühkinud enda ära, istutage puu või mingi taim püsik nende hauale tänutäheks selle eest. Sest see on nad on valgustöötajad ja võib-olla sellisel moel, et inimesed ei märkagi ega oskagi seda sõnastada ja sellepärast mina seda sõnastan. Nad on võib-olla olnud väga lihtsad inimesed, kuid nende missioon on olnud väga suur ja nad on nagu armee suur inimeste grupp, kes seda teevad. Selles mõttes, et see on ainuke loogiline mõistmine sellele, mis toimub, miks nii palju surmasid on. Ja kui ma panen nüüd veevala ajastu ka veel siia juurde, siis ma mõtlen, selge, sellepärast. Et vaata, kui inimesed ise ei ole muutnud seda mustrit, siis kopaga muudetakse. Nagu keisri energiaga tehakse plats vundamendist ka alates. Vundament läheb ka kaasa, kõik tehakse nullist uuesti. See on veevala ajastu see. Ehk siis, kui tasakaalu ei ole loodud loomul tasa, siis tehakse seda shift or be shifted, on ju, spirituaalne ärkamine. Et inimkord kõik need koledused kukutavad inimesi rohkem emotsionaalsesse küpsusesse, mõistmisse. Ja transformatsioon on selles. Transformatsioon ongi selles nendes mustrites. Ehk pandeemiline draama kolmnurga kinni kiilumine on minu jaoks pandeemiline vaimuhaigus, sest see on stagnatsioon, see ei ole areng, aga loodus tahab ju arenda. Ja kas see on selline vaimuhaigus, mis on parandatav loomulikult? See on selline, et iga inimene saab enda sees teha korrektuure, võtta oma isiklik vägi iseendale ja hakata looma vastutustundlikult, südamekeskselt, läbi oma intuitsiooni, nii et endal ja teistel oleks hea või vähemalt neutraalnegi siin maa peal. Ma tean, väga huvitav lugemine tuli või kanaldus nii-öelda. Kuid selle eesmärk on, et sa mõistaksid, mis toimub. Et sa tuleksid rohkem enda keskmesse, et sa ei läheks selle virvarriga kaasa. Et sa mõistaksid ka või aitaks sul leppida rohkem sellega, et nii palju surmasid on üle maailma äkksurmasid. Ja ka sellised sündmused või
inimeste varjud tuuakse ka esile väga jõudsasti. See on selleks, et inimkond saaks õppida sellest ja kukkuda rohkem emotsionaalsesse küpsusesse ja edaspidi ära hoida selliseid asju. Ehk me elul või loodusel on natuke villand sellest, et me ei ole loomuldasa loodusseadusi järginud ja nüüd ta teeb niimoodi platsi puhtaks ja tahab, ja sellisel moel, et see äratab meid emotsionaalsele küpsusele, koostööle, sünergilisele koostööle, inimlikkusesse, kukutab meid rohkem sünergilise koostöö ja mõistmisse, eks ju. Et mis see põhiväärtused elus on siis on ju, ja rohkem, et me väärtustaksime seda siseressurssi, mitte nii väga väliressurssi ka. Kui sind huvitavad sellised veevala ajastu spirituaalse ärkamise niisugused nagu temaatikad, pane like, siis ma tean edaspidigi. Ja loomulikult loe mu raamatuid, sest seal ma olen, mu esimene raamat räägib siis spirituaalsest ärkamisest, veevala ja ajastust, need on väga põhjalikult, see on paks raamat, aga seal on väga põhjalikult sellest seletatud, kui sa tahad seda mõista, iseennast ja maailmas ja Eestis toimuvat mõista. Ja teine raamat räägib, kuidas kannatuste kolmnurgast, ehk sellest samast minu jaoks pandeemiast, vaimuhaiguse pandeemiast, mis on eelnevad põlvkonnad üles ehitanud eneselegi teadmata ja see on väga palju kahju loonud, see on väga palju stagnatsiooni loonud ja mida nüüd loodus püüab puhastada. Ja ka minu raamat Apolloonia lugu 5 põlvkonna pojeng tahab puhastada, sest seal ma räägin ka, kuidas nendest mustritest, sellest kannatuste draama kolmnurga mustrist siis välja tulla. Et võtta see vastutus, et seal ma räägin sellest. Ja ongi Apolloonia lugu depressioonist ärkamiseni ja Apolloonia lugu 5 põlvkonna pojeng ongi mõlemad sellised nagu puhastustööd läbi minu ka loodus on tahtnud, läbi minu looming on loodus tahtnud oma panuse panna sellesse evolutsioonilisse arengusse. Ja loomulikult kõik minu videod siin ka abistavad, vaata neid, kuula neid, et need ka aitavad mõista, selgust luua, hingerahu tuua. Nii sulle kui ka su lähedastele, et aina enam teadlikkus tõuseb nii Eestis kui ka maailmas siiski, aga võib-olla on hea, et me sellest ka räägime, et mis toimub ja miks toimub ja luua sinna tasakaalu ja mõistmist ja leppimist, et me ei saaks neid ära hoida. Et see peabki nii olema, see ongi niimoodi loodud, algselt kokku lepitud, et leppimine sellega ja samas enda vastutuse osa võtmine on ääretult oluline paralleelselt ka. Issand, võtsin suvalisest kohast lahti, spirituaalne ärkamine on pandeemiline vastumürk sellele kannatuste kolmnurgale on spirituaalne ärkamine ehk isiklik vastutus. Sa ei anna oma väge kellegile ära, sa ei pea kedagi endast tähtsamaks ega alamaks, sa tuled inimlikkusesse ise ja sa ootad teistelt seda, sa sead ka piire teistele selles osas, ehk siis sa ei osale kannatuste kolmnurgas, sa ei toida seda. Aitäh sulle kuulamast. Kui see läks sulle korda, siis ka sinul on võimalik ka sinul on võimalus seda mustrit ju läbi iseenda muuta igapäevaselt, et siis sa oled ka panuseks, siis sa oled ka valgustöötaja. Ja siis sul on ka tegelikult kergem, isegi kui see teadlikkus nõuab väga palju tähelepanu, siis tegelikult sul on aina kergem. Ja sa magnetiseerid tänu sellele rohkem selliseid inimesi, kes ei loo kannatusi ja stagnatsiooni, vaid edasi liikumist. Et ole hoitud, ole kaitstud. Mina olin Maris Room-Fletcher, kui sa soovid nendel teemadel ka eraseanssi, võtta minuga ühendust, saab lähemalt vaadata, lahti arutada mingeid teemasid väga edukalt, väga kiirelt, väga intensiivselt. Kohtumiseni!